aga ma ütlen sissejuhatuseks, et ma hoo sisse saaksin, sest siin on päris häid asju sees. Ma sissejuhatuseks võin enda nalja ka öelda või? Muidugi. Noh, kunagi ei tea, kas mingi nali või asi on sinu oma, sellepärast et alati võib olla mõni hea asi juba enne sind mõeldud, aga see on siis selline, et abielupaar 30 aastat elasid ilusasti koos ja lahutasid. Ka see ei mõjunud koos elule halvasti. Aga nüüd siis raamatu juurde. Veebruaris võid ühel päeval mõelda, et kummikud on meie kliimasse parim variant, kuid juba järgmisel hommikul tundub, et parim ja turvalisim variant on liikuda siiski uiskudega. Lume sulades on näha, et meie sõiduteede aukude vahel on isegi asfalti. Ainult rikas saab olla õigel ajal õiges kohas, sest vaene on ju kogu aeg tööl. Ja ma vaatan, me oleme siin suht rikkad kõik. Keegi pole tööl, naudime head kirjandust. Muide, see viimane lause kuulub kirjamees Kaur Kenderile. Ja, ma ütlen nii palju vahel, et nende naljade kohta ongi nii, et siin on päris palju tõlgitud nalju, on Facebookis kellegi seintelt võetud nalju, on minu mõeldud nalju. Et naljaga on jah see, et kunagi ei tea, kelle oma see on. Et need, keda ma teadsin, et see on tema oma, ma olen sinna nime alla pannud, aga enamikku jah, sealt ikkagi ei tea. Ja mis minule selle raamatu puhul veel meeldib, et igal naljal on oma number. Et hommikul näiteks saate öelda naisele või mehele või lapsele, et ütle üks number ja siis saate sealt talle päeva nalja öelda. Näiteks ma ütlen praegu numbri 71 ja siit ta tuleb. Raamatukogus on väga raske õppida, kui ilusad tüdrukud kogu aeg mööda kõnnivad. Nali number 72. Eksimine on inimlik. Mida rohkem eksid, seda inimlikum oled. Poliitikute mõtteavaldusi jälgides on tunne, et tuvisõnnik ei olegi kõige hullem, mis inimesele juhtumisi pähe võib tulla. Kui teil pole lapsel enam midagi öelda, siis saadke ta pesema. Kui sõnas sai vahetada ära 3 tähte, siis saame tulemuseks õlu. See on mu üks lemmikutest. See on 96 ja see on väga täpne. Guugeldud, järelikult oled olemas. Mul üks parafraks ka sellega. Homo sapiens guugeldab enne kui midagi teeb. Elu maal on täiesti võimalik. Välismaal. Nüüd tuleb pirn. Eestis võib ju tööl käia, aga raha peab endal olema. Mida rohkem püüad midagi vältida, seda vähem see sul õnnestub. Kui asju kainelt vaadata, siis ajab jooma. Minulgi on selja taga pikk periood, kus ma proovisin asju kainelt vaadata. Jumal jälgib sind. Ela siis nii, et Jumalal oleks huvitav. Kooliaasta on nagu rasedus. Kestab 9 kuud, aga iiveldama ajab juba teisel nädalal. Esmakursuslased käivad autodega koolis. Kui aga lõppevad teise kursuse loengud, suunduvad kõik tudengid juba bussipeatuse poole. Tallinnas saab tihti peale enne ja peale tööd mõnusalt ummikukohvi nautida. Ja siin tuleb mul üks väga tuttav lause, see on väga kuulsast etendusest Ürgmees. Nali number 75. Naistega on väga raske vaielda, sest loogika neid ei takista.
Vot siin see ongi, et ega ma ei teadnud, et see sealt etendusest on kuskilt jäi mulle silma. Aga vaat nii see ongi, et see näitab etenduse või filmi või mis iganes väärtust, kui sealt lähevad nii-öelda killud folkloori ja enam ei tehtagi vahet, kas ta on filmist või elust. Ja me ju kõik teame näiteks siganes, John lase vesi välja näiteks. Nüüd on sama kuulus, nii et ei ole seal midagi. Nüüd on ta raamatusse ka raiutud ja Rahvusraamatukokku ta jääb. Ja ega siis raamatu vahelt enam midagi välja ei raiu ju. Ma teeksin siinkohal nüüd väikese pausi. Annaksin Lauri sulle sõnajärje üle ja kui sa tahad, et ma sulle sekundeerin, siis ma olen ilusasti valmis. Lisake rohkem kildu, sest killud toovad õnne. 203. Kui naine juba köögis nõusid lõhub, siis pole tõesti vaesel mehel enam mõtet kildu visata. 204. Kes vabandust ei leia, peab vabandust paluma. 205. Karma ei paku sulle menüüd. Saad selle, mille oled välja teeninud. Päris targad mõttekillud, ausalt öeldes. No ütleme, et puhtalt elust enesest. Et nii on, nagu elu käib. Ja, siin mõned isegi võivad, kas te teate, kuidas Jumalat saab naerma ajada? Räägi Jumalale oma plaanidest. 216. Ma võin ühe tähelepaneku Jumala kohta veel öelda, see on mul peas. Numbrit ma ei tea kahjuks või õnneks. Et kui sina räägid Jumalaga, siis sa palvetad. Kui Jumal räägib sinuga, on sul skisofreenia. Aga mul on üks veel Jumalast, et dinosauruse, enne jääaega, dinosauruse poeg küsib oma isa käest, et isa, kas Jumal on olemas? Dinosauruse isa vastab, mitte veel. Tuleb see peale meelde, kuidas üks vanast ajast, üks Märt Müür oli niisugune ajakirjanik, kui te mäletate. Tema nägu oli tuntud, teleajakirjanik on ikka tuntud näoga. Ja ta käis mingisuguse paari sõbraga seal võtsid täitsa paljaks, full naked, et päevitada kõiki kohti, aga mitte selles kohas, kus see oli lubatud. Ja siis vaatasid eemalt tulevad mingid inimesed. Nendel olid ajalehed ilusasti kaasas. Ja siis Märt Müüri sõbrad katsid ajalehega oma puusapiirkonna, selle koha. Aga Märt Müür pani ajalehe näo peale ja ütles, et mind tuntakse rohkem ikka nägupidi. Nii. 416, ma olen jõudnud juba 500-le, hakkan lähenema. Naised päris täpselt ei tea, mida nad tahavad, kuid nad teevad kõik selleks, et seda saavutada. Langev täht ja langenud naine täidavad kõik sinu soovid. Vanadust kardavad vaid naised, sest mehed ei jõua ehmudagi. Hooplemist pole olemas. Sa kas valetad või räägid tõtt. 480. Kui meil isa ei oleks, peaksime kõik toidu ülejäägid ära viskama. 6-aastane Hendri. Või siin on päris hea. Allah kutsub moslemeid iga päev vaibale. Ja et Allah minu ülemus ei ole. Ma võtaks endale au selle viimase nüüd öelda või ütled ise? Ei, ma arvan küll, et võib. 501, meil on ju klassikud olemas ja ega ei pea alati kõiki
põhjapanevaid tarkuseteri ja eluõpetusi ise välja ütlema, kui meil on klassikud ees selle raja ära kogenud ja tallanud. Ja siin nüüd lõpetuseks midagi kivipallur Jürtolt. Tarkusetera sünoptikutele, mida täpsemalt te ilma ennustate, seda vähem rahvast teie peale vihastab.